Valgusmeedia käis kohal Kuusalu volikogu noorte poolt korraldatud üritusel Kuusalu muusikafest 2024 ja jäädvustas juba traditsiooniks saamas ürituse valla ajalukku. Kuusalu muusikafestival ja seda juba teist korda. Et ongi täna plaanis siuke värk, et tulevad lavale nii kohalikud kui ka natuke kaugemalt artistid ja pakume head toitu siin kõrval, magusat, soolast, head seltskonda, head muusikat. Suvi on aeg, kus korraldada üritusi ja Kuusalu vald panustab rohkesti ja otsib võimalusi väliürituste jaoks, et maksimaalselt Eestimaa suve ära kasutada. Kuusalu vald ikkagi noortevolikogu toetab päris hästi. Meie eelarve teiste noortevolikogudega võrreldes on päris hea, ei ole midagi häbeneda ja lisaks siis on meil ka täna sponsoreid, kes on meid toetanud, näiteks Nordic Consult ja Lavas, selle rekka saime täitsa tasuta läbi tutvustajad. Tulebki kasutada kõiki võimalusi ja kõiki toetust ja saab teha ka suuri asju. Pakume tõesti igasugust muusikat. Ma kuulen, et minu selja taga käib praegu Uku Aru valss. Kohe paari tunni pärast saame kuulda räppi ja õhtut lõpetame üldse nii-öelda täiesti träna muusikaga, täiesti süke DNB, trummi- ja bassimuusika. Seega täna on tõesti igasugust muusikat pakkuda. Ja. Mussa küll mul ennast peidad, ma ei lepi alles liiga ja sega ei muutu. Kohalike ühendustega oleme suhelnud, kellelt laanisime pinke, kellelt laanisime laudu, et kelle kodust pikendusjuhtmeid ja mida iganes. Et ma ütleks, et väga kogukonda siduv üritus ka kindlasti. Just. Ourselves alone where we fight our parents out in the streets to find who's right and who's wrong. Say, can you wrong me, have you seen them yet? Proovin ma seda enda vanematele juba kaua selgeks teha, proovin ja et päriselt. Oleme harjunud, kui noored ütlevad, et ilma vanemate inimesteta ei tee me midagi, aga Kuusalu noored on oma koha leidnud ka just vanemate juures ja nad on väga olulised erinevates valdkondades. Ja ilma noorteta ei tee mina midagi. Paljud noored teevad ka meil Kuusalu rahvamajas proovi igapäevaselt, et teisel korrusel on meil väikene selline valmis bändiruum, kus kohas on nii trummid kui bassivõimud kui klahv on üleval, mikrofonid, et siis me lepime kokku, kui neil tuleb tahtmine musitseerida, siis on Kuusalu rahvamaja selline neutraalne pind, et kus kohas oma mõnusalt proovi teha. 3, 2, 1, let's go! Olen muidugi aidanud ka hästi palju sellise kõige lihtsama praktilise nõuga, et eile oli ikka päris tihe, noored ikka helistasid, et kuule, kust ma sellele asja saaksin või sellele me ei mõelnud, et kuidas seda lahendada, et eks ikkagi minul kui igapäevasel kultuurikorraldajal on see know-how nagu kõige paremini käes. Ja käed üle, nüüd! Südame juurde! Ja südame juurde. Teil on veel võimalus ringi vaadata. Ja!
mida teie siin üritusel teete? Oleme vabatahtlikud ja aitame, et üritus toimiks hästi. Ja mis koolist te tulete? Kuusalu keskkoolist. Kuidas teile praegu see üritus meeldib? Kas te saate üldse siin nautida seda? Ja saame küll, meil müüme pileteid vahetustega, et saame kordamööda käia ja nautida muusikat. Ja kuidas piletimüük on läinud? Hästi. Kindlat arvu ei tea, aga ma arvan, et rohkem kui eelmisel korral, kui muusikafestivali korraldati. Kuna see on juba teistkordne ettevõtmine ja põhimõtteliselt noored ikkagi ise on selle kokku pannud. Ma pean ennast ka veel võrdlemisi nooreks, et ma arvan, et noored ikkagi kuulevad enda vanuseid kõige enam ja mul on tunne ka, et ka Kuusalus või Kiius tundub olevat pilt selline. Kui ma ka tegin esinemise ajal sellise küsimuse, et kui paljud minust kuulnud on, siis ikkagi noored olid kuulnud ja vanemad tõstsid käe üles, et nemad ei tea, kellega tegemist on. Aga mul on tunne, et ka neil hakkas puus käima ja nagu läks ikkagi peale. Jälle üksinda. Asi neiu nagu tuligu, aga tuli ja ta läks nagu tuligu. Sest on mina tallerist ei tuligu, ning enam ole suve ega neiu, kes on tuligu. Asi neiu nagu tuligu. Kuule neiu, ma olen musta valge. Tunnen kuidas sina ta sabisi aina lange. Ja ma ütlesingi vande, kuid minu lubadused kahjuks läksid täitsa pange. Kuule neiu, ma olen musta valge. Tunnen kuidas mina ta sabisi aina lange. Siin kandist ei ole varem olnud? Kuusalus ma otseselt vist esinenud ei ole. Ma olen ise terve elu küll väga suure osa elu oma suvedest olnud Jõelähtmel, mis on siit väga lähedal ja ma olen ka seal kandis vist peaks olema tegelikult Raasiku vald ja nendes kohtades ma olen esinenud, aga Kuusalus ei ole. Et paari tuttavat nägu ma nägin, kes on siis käinud kusagil siin läheduses ja nüüd oli ka täna siin, eks ju, neid näha. Kui fännidel on sõnad peas, on ka kõrvalvaatajatel publikul tihtipeale täiesti ulmetunne, sest sõnad peas on pigem ikkagi legendaarsetel artistidel nagu Tanel Padari fännidel näiteks, kus kõik teavad, eks ju, sõnu või Termikas või kes iganes kolmas. Aga ma ise pigem pean ennast ikkagi algaja artistiks ja see on tõepoolest täiesti... Minu jaoks on see siiamaani ulmetunne, kui inimesed niimoodi teavad minu sõnu, laulavad neid päriselt kaasa. Nagu kui laval oli näha, siis nad isegi teadsid paremini sõnu kui mina vahepeal, et see on väga äge. Ja. Ma tänan selle intervjuu eest ja soovin siis jõudu ja tuult tiibadesse, et see suunaja olla teistele noortele. Ja, suur aitäh, võtan need soovitused ja soovid kõik ilusti kaasa ja kasutan enda kasuks. Valgusmeedia toodab kohalikke uudiseid ja kajastab erinevaid sündmusi. VM24 uudised on projekt, mis ei ole rahastatud ega toetatud ühegi omavalitsuse poolt, mida ekslikult arvatakse. Minu elust lahutamatu osa. Tegemist on oma algatusega, seega nii sisu kui formaadi üle otsustab tootja, mis lepitakse kokku tellijaga.